Eesti esimesed saunameistrite Aufgussi meistrivõistlused on läbi. See on 3 päeva, 22 esinemist, show, teatrietendused otse saunalaval. Ja teate mis? Meil on olemas esimene võitja Eestis, kes peale selle kõige, et ta sai ilusaid auhindu, läheb esindama Eestit maailma meistrivõistlustele. Ja ülle, see ei ole üks suur turske tavaline Eesti mees, kes siis ka peili, vaid see on kaunis naine, kes näeb välja nagu baleriin, aga kellel on täielikult härjajõud. Ja tema nimi on Ksenia. Palju õnne, Ksenia! Aitäh teile! Nii suur närv oli sees, et ei saanudki praegu oma emotsioone kirjeldada. Nagu fantastiline. Tuli see sulle üllatusena? Absoluutselt, sest ma tulin tööle siia saunameistriks just veebruarikuus ja Aufgussiga hakkasin tegelema märtsi lõpust, ehk siis oli täielik üllatus. Ma võin, muideks, mina tean väike saladust. Väga lihtne elu on, muideks, kui sa oled juhuslikult elamuspaa administraator, aga sa üks päev mõtled, et sa tahad midagi natuke enamat, siis miks mitte ole nagu Ksenia ja sa kohe maailmameistriks pärast paari kuud korralikku trenni. Et see on fantastiline tulemus. Ja sul olid ju sellised möörapullid, suured mehed olid vastas, et sinu lugu oli väga naiselik ja sinu liikumine oli väga naiselik. Kas sa oled tegelenud ka tantsimisega? Absoluutselt, ma olen 17 aastat laval olnud väga erinevates tantsukollektiivides, aga viimased 2 aastat siis tantsimisega ei tegele, aga ikka on see kõik mu sees, mu hinge sees ja mu südame sees. Kuidas elasid sa kaasa? Teil oli väga ühte seltskond, ma vaatasin, et ka kõik need, kes oleks võinud samuti võita, aga jäid täna võidust ilma, olid südamest õnnelikud. Tundub, et teil on tõepoolest selline Aufgussi perekond. Ja muidugi, me olemegi üks suur perekond ja see tiim sai mulle päris teiseks pereks, sest me ei võtnud selle nagu mingi võistlus vastu, sest me olemegi üks suur pere, kes just hakkas sellega tegelema ja me oleme lihtsalt nii uhked enda ja teiste üle, et siin ei saagi võistelda teine teistega. Ksenia, no need liigutused, mida sa tegid, ma vaatasin siin, ma hoidsin hinge kinni, sest sa oled nii väike, sa oled nii habras, sul olid nii naiselikud liigutused ja siis kukkus möllama oma rätikuga, see on meeletult raske, et ma kuulsin ja nägin ka, et mõnel mehel tegelikult võttis nagu võhmale, et kuidas sa selleks treenid, kui palju sa selleks treenisid? Tegelikult meil oli trennid 2 korda nädalas, aga muidugi ma treenisin ka kodus, et umbes 4 korda nädalas ma tegin rätikuga trenni, kas või 1 tund või 2 tundi päevas, aga harjub ära ja ka oma rituaalidel kasutan seda rätikut hästi palju, seepärast tugevad käed on. Mis nüüd edasi, kas see vapustav show, mida me täna nägime, mis rääkis tegelikult sellisest emakese looduse ilust, võlust, aga ka hävingust, kas seda saavad ka näha need inimesed, kes täna ei olnud siin valimistel? Muidugi järgmised plaanid on sellised, et kohe augustikuust hakkavad meil hakkab uus kava ja sellel iganädalaselt toimuvad ka meie saunameistrite showd, mis me siin näitasime, et igaüks saab seda vaadata ja nautida seda ilu. Igatahes palju õnne sulle, Ksenia, see on vägev võitja, see on nii äge, et selle võitis üks naine, elagu naised, yes! Ja kes ikka veel ei tea, millest me räägime, siis palun minge elamuspaa kodulehele ja vaadake ära, mis imelised teatrietendused toimuvad siis saunalaval ja millega siis seekord Ksenia hakkama sai, et temast maailmameistrina on ainult natuke väike samm veel.